No mis jutt see on, et vett ei ole? Ei ole. Näed, on vesi, vesi on vesi. Köögis ei ole vett. Sa ütlesid, et majas ei ole vett. Ja miks sa teed paanikat? Kuule, ega ma ei hakka siit toast vett tassima. Mul on köögis vett tarvis. Ega mina ei juhi kööki. Mina juhin hotelli. Marssalile räägi tehnika asju. Ise lassid ta lahti. No jah. Magistrile räägi tehnika asju. Ja ära tee paanikat. Mina ei tee paanikat, ma räägin, kuidas olukord on. Ja rohkem magustoitu, et pea seda meeles. Tüüpiline paniköör. Kui ta veel seda ka teaks, et maja on kinni. No, siis oleks täielik hullumaja. Selline paniköör krutiks maja nii üles, et kõik jookseksid minema. Ei jookseks. Nojah, mina lähen veel kontrollin üle, mida keegi mäletab. Mis toimus majas enne, kui me kinni jäime? Ja sina ka. Tuleta kõik meelde. See võis olla kõige tavalisem sündmus. Minul ei jää tavalised sündmused meelde. Sa tahad öelda, et sa ei tea, mis asi uks on? Ei, ma teoreetiliselt tean. Ma tean definitsiooni, et uks on ruumi või maja sissepääsu sulgev tarind. Aga ma tahan teada sinult, mis asi uks praktiliselt on. Mis asi ta on? Mis asi ta on? Praktiliselt on ta kinni. Aha, on ta nüüd lükanduks või on ta pöörduks? Mismoodi? Uksed jaotuvad sulgemis- ja avamisprintsiipidelt pööratavateks ja lükatavateks. No, mis siis on? No? Pöörduks näiteks jaotub. Seal on pöörduks, siis on pendeluks ja muidugi lihtuks. Nende avamisel me pöörame ust, aga näiteks lükandukse ja rullukse puhul on meil selline asi, et me lükkame nagu selle ukse seina sisse või koguni seina kõrvale. No mis siis on? Ja muidu tead, mis on tähelepanuväärne? Kui me liidame omavahel pöörda lükandukse tööprintsiibid, me saame voltukse. See siin on pöörduks. Ahaa, vaata, selline sa siis oled. Jah, ei, väga kasulik asjake iseenesest. Tähtis on see, et ta lahti käiks. Ei, no kui ma selle asja endale teoreetiliselt selgeks saan, ma panen ta lahti ka käima, ei. Tule, ma näitan sulle ära elektri ja küttevärgid ja kanalisatsiooni ja oma teooriat aja hiljem. Tead, mis muide? Üks asi veel. Kui me tahame uksi liigitada töökonstruktsiooni järgi, seda teatavad lihtuks, siis on viilunged tahveluks ja manteluks. Kuidas? Rahva meeleolu on. Normaalne. Ma tahan sinuga rääkida. Mul ei ole aega. Ma tahan sinuga rääkida praegu nagu uurija. Ma pean minema Marssalilt töö üle võtma. Marssal! Ei ole vaja siin seista. Ma räägin teile selges eesti keeles. Go away, liigume edasi. Kohe ma teatan teile kusa. Muidu keegi tuleb, vaatab, et meil on midagi lahti siin. Meil on vastupidi kõik. Minge tuppa, minge baari istuge, minge magama kõik. Minge tuppa. Ma teatan teile kusa. Näed, 20. sajand. Sa võta 2 koogud, siis on 21. sajand. Igatahes siinpool tiivas vett ei ole. Oi, maahärral on ikka julge sekretär. Maahärral on liiga hea sekretär. No nii, sellel siin on täpselt samamoodi mikroprotsessor, programm, juhtimisseadis, kuskil 10-12 tüüpprogrammi, pesupulbri automaatosaator muidugi ja kuumkuivatusel lisatrummel. Seda pesu võid sa kohe triikima hakata. Väga tundlik aparaat, väga tundlik, eriti hea naiste pesule. No, ongi vist kõik. Aga kui juhtub midagi, mis... No mis siin enam juhtuda saab? Ma ei mõtle hotellis, ma mõtlen näiteks selle... Siin midagi, siin see... No siis parandad ära, lendab pilvasteks või midagi. Parandad ära kõik. Kuule, sa alguses ikka aitad mind, eks ju, jah? Mina? Mina, nagu sa tead, ei ole siin enam keegi. Magister. Jaa. Ma võtan praegu Marssalilt tehnikat üle.
tule kohe siia. Me peame sinuga arutama strateegiat või taktikat. Vähemalt ühte neist. Kas sul ei ole külm? ei, Huvitav, korraga nagu tundus, et... sa teed tööd rohkem. Kes ei taha tööd teha? ei, me niisama. Töötada. Kes ütles nii? Monsignor. Sa ei pannud midagi tähele. Mida? Nüüd praegu. Ma räägin, vesi on ära. Enne. Ei, mina ei tea midagi. Sa ei pannud midagi tähele kahtlast. Ei midagi, miks sa küsid? Niisama. ma ka ei näinud. Ma enam ei suuda. Mida ei suuda? Konkreetselt. Kui ma iga külastajat pean hakkama niimoodi rahustama. Kus ta praegu on? Ootab oma toas, seal kus ta elas. Ma ei jõudnud seda ära koristada. Ma lubasin, ma uurin, millal ta lennuk läheb, aga teda nagu ei huvita see enam. Ma tea, ma lähen nüüd siis tagasi, ma pean muidugi minema. Tühi asi, unustage ära. On tähtsamatki teha. Aga Tulge, lähke. On tähtsamatki teha. Teil on väga ilus hääl. Lähme. Nii et minu teisiga, et üldise olukorraga muutunud ka kliendi olukord, sellega sa oled põhimõtteliselt nõus. Kahtlemata. Klient ei ole meil enam kuningas, vaid absoluutne monarh. Ja. Sinu ettepanek? Mul ei ole ettepanekuid. Mis see on? Kast. See on minu kast. Kuule, selle ma ju panin välja. See on ettepanekute kast. Siis kui me tegime esimest korda ka varieteed. Ma selle koristin kohe ära, see on niivõrd kole. Kuule nüüd, vaatame, mis ettepanekud siin sees siis on. Ma ei tea, ma ei ole vaadanud või? Kuule nüüd. Väga põnev. Mis nad siis rääkinud on meile? No. Ära ütle. Näed. Tee tööd, siis tuleb ka klient. Näiteks mis täitsa mõistlik ettepanek. Mis ettepanek see on? No kuule nüüd. Kiidose miehed mugavuudesta. See on mingi sentimentaalne soomlane. Palun väga näiteks. Väga huvitav ettepanek. Ei, no see ei ole mingi ettepanek. Seal on mingit ettepanekut, mida ma juba ei teaks. Ja sinna ei tule ka. Nad ei taha muud ainult, kui me ainult uksed lahti teeksime. No. Mis see on? Teie majas võiks olla lõbusam. Teie külastaja. Väga kaunis soov, kas pole? Mis see siis nüüd? Me peame neile tola mängima. Kas võid tola, kui klient seda soovib? Mina ei mängi tola. Ja siis mängib? Tere. Te magate, jah? Ma võin hiljem tagasi tulla. Ei. Welcome. Ma segasin, ma tulin hiljem tagasi. Ei, mul päeval ongi rahutuni. Teate, ma tahaks teiega rääkida kui kolleegiga. Kolleegiga? Jaa, mina siin lavaldil ja areenil, mina publikule, teie rahvale, mis vahet seal on? Ühesõnaga, härra Albert, kas te ei tahaks meie hotellis esineda? So. Jah. Nüüd te pakute? Ei, mina ei paku, ülemused tahavad, mina ei tea, miks.
Varietees. Ei, üldse hotellis, kus on inimesi, et neil lõbus oleks. Ma saan aru, te olete ise ka külastaja, aga... Ma mõtlen, jah. Ma mõtlen seda, et ma ei ole kellegi lõbust. No te olete ikka loon ju ja... Kloun, aga ma ei ole punane. Valge. See on mingi vahe või? On. Minu naljad on natuke kurvavõitu. Ei ole. Minu naljad ajavad nutma. Ei. Siis tuleb midagi välja. No kui te püüate, siis jääb naerma küll. Hästi. Sel juhul on mul vaja assistenti, punast klouni. No on teil? Teil on. Minul? Jaa. Meie endine mustkunstnik, praegune teie sekretär. Benita! No mingid kohad meil muidugi nüüd tekivad, sellepärast, et osa inimesi on meil lihtsalt väljas ja nad ei saa praegu ei saa lihtsalt sisse, nii kui nad tulevad, aga ma ütlen teile lihtsalt, teie ka ei saa neid kohti, sellepärast, et teie ei saa ka praegu sisse. Nägemist. Vabandage, me olime nüüd nii kaua oodanud. Jah, teie olete tõesti väga kaua oodanud ja teie järgi enam oodake. Nii et me võime siis minna. Ja tähendab ei, siiski natukene aega oodake veel. Saate aru, teie hääl peab äratama erilist sümpaatiat, erilist usaldust. Aga ei ärata. Äratab, aga... Mitte eriti. Vaadake, meil on majas ikkagi 100 inimest ja tarvis oleks jõuda nende kõigini. Ma saan aru, et see on väga raske, aga proovime korra veel, palun teid. Ja teeme ruttu. Kasutades M-hotelli ravi- ja massaažikeskust Sokli korrusel kindlustad hea enesetunde terveks päevaks tervele perele. Juba parem. Kui tahad olla tugev ja noor, tule M-hotelli keeglisaali. Viljunud treenerid, valitud seltskond, kaunis mälestus kogu eluks. Väga hea. Edukas päev algab M-hotelli maniküüris, pediküüris, kosmeetilise kirurgia võimalus. Pea meeles, tark naine lahkub M-hotellist ka kaunina. Just. Ladies, gentlemen. Ma loen sellega... Ja, muidugi inglise keeles ka ikka ka, jah. Üks hetk, palun. Monseigneur kuuleb. Mis sa leidsid? Kohe tulen. Ja, laseme nüüd kähku asjal käia. Ja ikka rohkem pehmust hääles. Ja nüüd ma vajutan mikrofoni sisse. Ladies and gentlemen. Mis on? Ma arvan, ma vist midagi leidsin. Nii. Ma vist võin juba praegu öelda, miks meie hotell kinni kukkus. Sul on täiesti õigus. See oli tavaline sündmus. Nii. Ma sain ühe väga tavalise faksi. Olen oma sõna pidanud. Teid on märgatud. Loodan teid isiklikult õnnitleda. Härra von Renkel. Kui ma selle üle lugesin, siis ma arvasin, see on täiesti tavaline faks ja ma isegi ei rõõmustanud selle üle. Nii. Aga sa panid tähele ühte sõna. Mis nimelt? Või õigemini 2 sõna. Mis sõna? Teid on märgatud. 3 sõna. Mida see sinu arust tähendab? Meid on märgatud. Aga kes on märganud? Anna andeks, sa ei näe praegu eriti taipukas välja. Ma võin sulle seletada. Lühidalt, härra Renkeli sõnum on meile ühene. Me saame neid 7 tärni. Me saame, me ei saa neid kohe muidugi. Aga, sest meid on küll märgatud, aga meid tahetakse ennem katsuda. Katsuda? Jaa. Saad aru, me peame läbi tegema ühe Euroopa rituaali, mida me veel ei tunne.
Euroopa on nagu sfinks, kes esitab meile küsimusi. Ja meie peame neile vastama. Ja kui me neile vastame, siis palun, tehakse uksed lahti ja siis ongi. Mis siis on? Siis ongi kõik korras. Ja sellepärast sa kutsuid mind praegu siia. No me peame ise võtma niisuguse hoiaku, et kõik see peab nii olema. Me peame oma klientile seletama, et me peame koos kannatama. Saad sa sest aru? Anna andeks. Mul on tohutult tööd teha. Mis tööd? Mõelda on tarvis ennem, kui tööd teed. Tead, kui on juba nii ilus päev, siis tee mulle üks vaarika tee. Kuule oota, ma lähen vaatan endale midagi selga. Mis on jälle külm või? Kas ei ole külmemaks läinud? Natukene jahe. Magister ei viitsi kütta. Lugupeetud M-hotelli külalised, mugavat ajaviidet pakub M-hotelli baar, avatud ööpäev läbi. Teid ootab M-hotelli baar teisel korrusel. Kuule, kas midagi on juhtunud või? Ei, miks? Niisugust asja me ei ole kunagi M-hotelli teinud. varietees, M-hotelli. Nüüd Parimad artistid. Kloun Albert, ei tea, mis ta nüüd parim on. Ma tean, et sa rääkisid Albertiga. Markii käskis. Ja Albert? Tuleb. Ja see on väga hea. Kui kloun on majas, siis inimestel kaovad mured. Inimestel võiks midagi tõelist pakkuda. Mida? No näiteks kompfekke, jäätist, raamatuid. Noh, näed, nüüd on põhirõhk magust ainult. Väga hea, minegi alla. Hakka inimestele pakkuma. Kuule, ütle mulle, miks sa nii vähe kütad? Aga mina ei küta. Sel ajal oli soojem. On ju tegelikult kuidagi külm. Kui tahad olla tugev ja noor, tule M-hotelli keeglisaali. Viljunud treenerid, valitud seltskond, kaunis mälestus kogu eluks. Edukas päev algab M-hotelli manikööris, pedikööris, kosmeetilise kirurgia võimalus. Pea meeles, tark naine lahkub M-hotellist ka kauni. Nüüd ma siis küsin su käest. Sa ei ole midagi tähtsat tähele pannud. Sa mõtled enne, kui kinni läks, jah? No, enne kui kinni läks või tähendab üldse? Ei, midagi erilist ma küll ei märganud. Aga Marki, kuidas ta nii nagu viimasel ajal käitub? Nagu ikka. Ütleme, et seisud on stabiilne. Nii et mulle ta rääkis praegu, et Euroopa niiviisi katsub meid. Keda meid, jah? Nojah, et Euroopa on nagu sfinks, kes esitab meile küsimusi. See on meil juba 2 sfinksi, jah? Üks sfinks kükitab meil teepamanat ääres ja teine Via Baltica ääres ja mõlemad küsivad, jah? Eks see meie vastame. On nii, jah? Ja siis ühel päeval, kui me ära vastame, siis kukub sfinks kopsti kuristikku ja me oleme Euroopas. On nii? Ja. Tead, mis ma ütlen sulle, et sa ära neid Markii, kuidas öelda, mõtteid väga tõsiselt võtta. Alati. Eks? Hallo, erikomando. Mis asi teil on seal? Tuletõrje on teil või? Tähendab, meil on redelit vaja. Ei põle, eks ole. Aga meil on redelit vaja, meil on mehi vaja. Maaherra. Ei, meil on mere ääres. No, meil kukkus kõik kinni, absoluutselt kõik on kinni, noh. Ma oleks pidanud teile tegelikult juba varem helistama, aga siin meil vennad hakkasid jamama, et ei ole vaja suure kella külge panna ja niimoodi. Hallo? No oodake veel, palun, noh. Oodake. Suur tänu, noormees. Ole viga, ehk me jõuame nüüd. Jõuate, ilusasti jõuate. Kloostri viinapuhal
palun, palun. Sinna, palun. hästi töötavad. Kuhu te jäite seal? Miks te ei tule? Ja maahärra ikka, maahärra. Ma ju helistasin teile. Kuulge, ma helistasin teile. Ma teen nalja teile siin, teil kurat. Kas ma olen teil mingi kuradi tola siin või? Mis rahulikult, kurat. Meil on kõik augud kinni, meil lähevad inimesed teie peast lolliks peast siin praegu. Mis rahulikult? Ma ju rääkisin, seletasin teile, tulete mööda mere äärt ja kohe hakkab paistma M-hotell, noh. Jaa. Ei, lahtist tuld meil ei ole praegu. Meil üldse vist praegu mingit tuld ei ole. Lugupeetud külastajad, algavaks suvehooajaks on meie kaupluses rikkalikus valik.